Ma olin üsna pikalt advokaat ja see töö oli täiesti fantastiline. Ühel hetkel hakkas mulle tunduma, et ma tahaksin teha asju rohkem oma äranägemise järgi, oma õiglustunnetuse järgi ja advokaadina oled sa ju seotud kliendi käsundiga, mis kohtuniku ametis enam sulle niivõrd määrav ei ole. Mina valin kohtuniku ametit, vaid kohtuniku amet valis mind. See on laia silmaringi, tugeva õiglustundega ja otsusjulgete inimeste amet. Minu arvates on kohtuniku amet üks auväärsemaid, vastutusrikkamaid ja huvitavamaid ameteid, kuhu üks jurist võib oma karjääris jõuda. Kohtuniku amet oli küllaltki loogiline jätk pärast pikka advokaadi karjääri ja võimaldas tegelikult just nimelt seda õigusmõistmise protsessi vaadata hoopis teise nurga alt. Ma valisin kohtuniku ameti sellepärast, et see annab mulle võimaluse panustada meie õigussüsteemi minu arvates minu teadmiste, kogemuste ja oskuste juures maksimaalselt hästi. Mina valisin kohtuniku ameti, sest otsisin erialast väljakutset. Kohtunikule peab kas meeldima lahendada probleeme, konflikte või peab talle meeldima lahendada mõistatusi. Kui kumbki ei meeldi, siis on väga keeruline seda tööd teha. Ja ma arvan, et minu jaoks oli kindlasti selline esmane motivaator lahendada mõistatusi ja ülesandeid. Aga kindlasti on olnud selline positiivne üllatus sealjuures see, et ikka õige hea tunne on ka siis, kui see probleem saab lahendatud. Valisin kohtuniku ameti sellepärast, et tahtsin mingit muutust. Oma elus olin pikka aega olnud advokaat ja leidsin, et võiks olla midagi värsket, mis pakuks piisavalt väljakutset ja oleks samas turvaline. Minu jaoks kõige suuremaks positiivseks üllatuseks, kui ma kohtule alustasin, olles eelnevalt olnud väga pikalt menetlusadvokaat, oli see, kui erinevad on kohtunikud avalikus tsoonis ja seespool. Kui avatud olid kõik uksed, kui soojad ja abivalmid kõik olid ja ka kui hästi tegelikult uusi tulijaid siia vastu võeti ja kui palju meil oldi toeks. Kohtunikuna alustades oli tegelikult kõige suurem üllatus see, et kohtuniku töö on meeskonnatöö. Õiguse mõistmine käib koos oma menetlusgrupiga ja sellest on väga palju abi. Väljaõppe, mida kohtusüsteem pakub alustavale kohtunikule, on kõrgel tasemel. Et väljapoole võib-olla kohtunikud ja kohtustöötajad jätavad sellise tõsise mulje ja võib-olla ka natuke enesekeskse. Aga kõik on väga toredad ja väga hea huumorisoonega inimesed. Kõige suurem üllatus minu jaoks oli tegelikult teiste kohtunike toetus ja just nimelt see huvi, et kuidas noorel kolleegil läheb ja ka soov oma kogemustega kaasa rääkida. Võib-olla kohtunike soe vastuvõtt, avatus. Ma ei ole leidnud endale mitte ainult kolleege, aga väga häid sõpru. Ja see oli isegi võib-olla mõnevõrra üllatav. Tundsin, et ma ei ole oma tegemistes ja otsustes üksi, et minu selja taga ei ole mitte üksnes tapeet, vaid terve müriaad Eesti tugevamaid õigusmõtlejaid. Kõige raskem oli alguses kindlasti mitte selle töö sisu, vaid see töökorraldus, mis paratamatult on mõnevõrra erinev ja eelkõige just sellest aspektist, et kohtunik peab ja ka saab reaalselt tegelikult oma tööd planeerida ja päris pikalt planeerida. Kõige raskem on töös olnud leida tasakaal kiiruse ja kvaliteedi vahel. Minu jaoks oli kõige raskem lauapoole vahetuse juures mõtlemise ümberlülitamine sellest, et advokaadina, eelkõige kohtuadvokaadina, mina olin väga harjunud sellega, et ma pean olema hästi aktiivne, nii kui kas tuli mingi taotlus või seisukoht, sellel oli kohe vaja reageerida. Ja nii mõnigi kord ma tahtsin seda sama teha, eriti alguses kohtunikuna. Ja tihti oli minu kohtujurist see, kes ütles, oot, küsime ikka teise poole seisukohta enne. No kõige keerulisem kindlasti on siis väljakutse, mis seondub just
selliste töömahuga ja erinevate ülesannete nagu mitmekesisusega. ma ei tunne otseselt, et midagi oleks mulle nüüd väga-väga raske, aga võib-olla tajun ma vastutust mõnevõrra rohkem. Kõige raskem, aga kindlasti kõige väljakutsuvam osa kohtuniku töös on otsustamine, teha õigeid otsuseid. kohtunikuametis oli alustades kõige raskem menetluse juhtimine istungil, sest advokaadina istungil osalemine on hoopis teistsugune kui kohtunikuna istungit juhtida. Ja olles nii kaua olnud eelnevalt advokaat, siis tekkis paratamatult ka soov anda nõu pooltele, kui ma nägin, et positsioon ei ole võib-olla see päris õige. Aga kohtunik peab alati jääma siis selgituskohustuse piiridesse. Alguses oli kõik kerge, mitte midagi rasket ei olnud. Raskus tuleb hiljem.